loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kuudekahin, lõhnab mull, kullerkupud rohu sees, vihmas ravin, linnulaul, kala keeleb lupsu vees. Loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsa, maad. Tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Lugupeetud metsaelanikud, Siilionu, tähelepanu, Siilionu, tähelepanu. mis sa näed seal? Ma ei loe midagi välja. Mis see on? Tähelepanu! Mis Lugupeetud metsaelanikud, teate, vilja on kandnud meie pikaajaline jõupingutus. No meie metsas on nüüdsest võimalik prügi visata prügikonteinerisse. Mets saab puhtamaks. Bravo! Saame siia prügikastidesse, konteineritesse visata oma prügi. Ja teate, ehk juhtub nii, et võib-olla ei viska oma prügi põõsa alla ka metsa satuvad inimesed, seda küll, jaa. Meie käsutuses on 3 erinevat prügikonteinerit. See tähendab, palun visata iga prügi õigesse kohta. Esimene, olmejäätmed. Olmejäätmed. Siis paberijäätmed. Siin, ja. See on paber. Ja siili juures pakendijäätmed. Pakend. Ja. Aga see klaastaara, see, mida sinna taara automaati ei saa viia. Kuhu ma oma tühjad borsipurgid panen? Kuula karu, kuna pole mõistlik kogu metsa prügikonteinerit täis laduda, Ei ole, jah. siis tuleb mõnede prügiliikidega, sealhulgas borsipurkidega, minna endiselt poe juurde, kus asuvad vastavad konteinerid. Ja. Aga minul on vaja üks vana tool minema visata. Kuhu ma selle viin? No, suuremõõtmeliste jäätmete äravedu toimub siitsamast. Nende prügikonteinerite tagant sealt. Iga kuu 3. neljapäeval. Sõbrad, aga see on ju homme. Just nimelt. Homme. Just homme. Siis palun kõigil tuua oma vanad toolid siia homseks. Väga kena. Ma tooli toon laua. No, väga tubli karu. Kas on veel küsimusi? No just, nagu Eesti loomadele kombeks, küsimusi ei ole. Hopsassa ja tralala! Kõik. Ma küll on kopakas. Saeks pooleks, viskaks ahju, aga liiga raske. Ja poolte ja mutreid nii palju. Ei, nüristab minu hea saera. Las viivad teised ta minema. Las viivad minema. Las viivad. Nii. Osa. Nii, oi, ei lähe sinna, nii.
jänes mürakas. Oba, oi, ei. Nii. Mõtlesin kodus, et istuks tükkideks, ajaks ahju. Istusin, ei läinud katki. No siis tõingi prügisse. Vot. Nii. Ja oot. See, mis, ei. See, ohoo, see nüüd, see, ei. Oi, see, ei ole. See, ossa. Oi, Jänes! Sa tahad puu otsa ronida või? Ma pole küll kunagi näinud ühtegi jänest puu otsas. Kuule tead, super jänes, sa võiksid olla esimene jänes puu otsas. See kõlaks uhkelt. loomulikult ei ma kavatse sinna puu otsa ronida. No. Mulle palju kõrgelennulisemad mõtted. Tead, puu otsast võid koos kõigi oma plaanidega väga kõrge lennu teha. Tead, hunt, suured jänkud No. ja need inimesed on öelnud, et mõtle suurelt. Siis on kindel, et sa saad midagi suurt ka ära tehtud. Oh. Ja mida sa nii suurelt mõtled, kui küsida tohib? Seda väikest asja ikka võib ju küsida ja ütle, mida sina elektrisist arvad? Elektrist? Elektrist, no mis ma arvan? No midagi ei arva. Ma tean, et elektrist võib saada särakat, nii et karvad seljas kärssavad. Aga meil siin metsas elektrit ei ole ja sellepärast ma sellega oma pead ei vaeva. Aga täpselt, meil siin elektrit ju metsas ei ole. Me oleme täiesti elektrifitseerimata. Aga mis sa arvad, kui õige paneks oma metsa sisse elektri? Elektri meile metsa. Mis asja? Milleks? Miks? Kuule, No. mina arvan, elekter on meile väga kasulik. Tere, Siili onu, kuhu parutad? Ma viin oma vana kapi prügikastide taha. Nojah, oota, Siili onu, oota. No, Ütle mulle, mis sa arvad, kas meil metsas elektrit oleks tarvis? oi, oleks küll. Ma tahaks endale külmkappi osta, muidu toit läheb nii kiiresti halvaks. Oi, ja... No selge pilt, head õhtut. Kuulsid, mis Siili onu rääkis? No vot, mina olen ju ka mõelnud näiteks nõudepesumaasina peale. Muidu tassi kogu aeg seda vett, eks ole. Ja elektrit läheksin metsas kohe mitme asja peale tarvis. Näiteks võiks panna urgudesse elektri selle, radiaatori. Siis oleks palju soojem. Praegu looda ainult oma kasukale. Tead, paneme jah peale selle elektri sisse. Talvel on urus väga külm. Üks talv külmus mul saba otsast ära. Nii et oled nõus? Paneme metsa elektri sisse. Paneme! Vaata, nüüd me peame mõtlema ainult seda, mis sorti elektrit panna. Nii, ja... Kuule, Jänes, kas siis elektrit on mitut sorti või? Ja, aga vaata, see ongi konksude konks. Vaata, see elekter, mis praegu kodudesse tuleb, pistikutesse, on enamasti põlevkivist tehtud. Aga selle elektriga on häda. See rikub kangesti loodust. No, Jah. rikub loodust. Jah. Tead,
see mulle ei meeldi. Minule ka. Aga oleme meie targemad. Mõtleme kohe praegu, millest elektrit teha. No. Meie loodust ei riku, nõus. Muidugi nõus. Prügihunt loodust ei narri. Kuule, aga räägi siis, millest veel saab elektrit teha? Peale selle kivi. See põlevkivi. Jah, peale selle põlevkivi. Vaat vastus on väga lihtne. Tuulest, veest ja päikesest. Tõsi ka? Ma nägin hiljuti telekast ühte dokumentaalfilmi. Oot. Kuidas sa said telekat näha, kui meil metsas pole elektrit, Vaat selle jaoks on ka elektrit tarvis. Ma telekat vaatasin sõbra pool, elab linnas. No selge. Tere, Hiire onu! Tere! Mis asja toimetad? Ma viin selle kola prügikastide taha. Homme viiakse minema. See on sul väike riiul, väga ilus. Ja, vot just see mulle ei meeldigi. Ma tahaks, et ma saaks aeg-ajalt mööblit natuke nurgast või servast näksida, aga see on laminaatriiul. Seda on vastik närida. Ma eelistan naturaalpuitu. Ma viin selle kola minema. Oota! Mida sa arvad, Hiire onu, kas meil metsas läheks elektrit tarvis? Oleks vaja küll. Siis ma saaks endale arvuti osta. Mulle kangesti meeldib arvutit klõpsida. No millisele hiirele siis ei meeldiks arvutit klõpsida? Võib-olla saamegi varsti elektri. Head õhtut! Head õhtut! Oota, kuhu me jäime? Rääkisid sellest dokumentaalfilmist. Jah. See film rääkis ühest väikesest Aafrika poisist, kellel viskas täiesti üle, et nende külas ei ole elektrikest. Ja tead, mis ta siis tegi? No, ei tea. Ta luges ühte raamatut, kus õpetati tegema tuulegeneraatorit. Tuule seda mida? Generaatori. Tuulegeneraator. See on siuke masin, mis teeb tuulest elektrit. Ja tead, hunt, kui selline pisikene poisikene saab sellise asjaga hakkama, siis miks meie, 2 tarka looma, ei saaks hakkama? No muidugi, tõsi. Sellepärast sa siis vahtisidki siia puu otsa. Just! Tuulegeneraatori tiiviku paneme sinna võimalikult kõrgesse kohta, et see hästi palju tuult kinni püüaks. See kuusk on kõige kõrgem puu metsas. Selle otsa paneme. No tunni ennast pole ollagi, aga raske on sindrinahk. Ei peaks iga päev sellist trenni tegema hakkama. Tool. Täiesti korralik tool. Keegi on täiesti korraliku tooli siia toonud. Kui mul kodus selline tool oleks, paneksin selle endale kamina ette, vaataksin tuld, mõtleksin, mis täna tegin, mis homme teen. Aga kus küll sellist tooli saada? Oi! Oot, kust ma saan? Ma võin ju selle endale võtta. Keegi tõi selle siia ära viskamiseks. Aga mis sellest ära visata, kui mulle veel sobib? Mida sa sikutad siin? Oi! Karu! Tead, no vaata,
keegi on siia täiesti korraliku tooli ära toonud. Ah, soo. Viskamiseks, ära viskamiseks. Prügimäele Ongi viimiseks. Ja aga no tead, mul on sellist tooli endal vaja. Ah, soo. Endal sellist vaja, jah? No kuule, tule vaata. Leiad äkki endalegi siit midagi, jah? Arvad? Jaa, siin on igasuguseid asju. Vaata. Ma siis lähen vaatan. Ohoo! Täiesti terve riiul. No siia oleks ju hea porsipurke peale laduda. See on tugev riiul. Mul kodus hiired kõik ära närinud, kõik riiulid, aga ma ei usu, et nad laminaati krõbistada tahaksid. Ei noh, see on hea riiul. Viin selle õige endale koju. Ei tea, kes selle siia tõi. Pole kedagi. Hea küll. Hei, Karu! Mida sa sealt tassid, Minu riiul! Ma selle siit prügikastide tagant leidsin. Keegi oli selle siia toonud. Ja. Ma ei teadnud, et see sina olid. Mina eile õhtul tõin. Ei noh, võta endale. Mina sellist ei taha. Asoo. Milline ilus kapp. Aitäh. Ajahambast puremata, hiirehambast ka puremata. See tähendab, ma saan seda ise näksida. Ja. Siia sisse ma panen CD-toorikud, kui ma endale arvuti saan. Vot nii. Aga ei tea, kes nii korraliku asja on siia ära viskamiseks toonud. Hei sina, mida sa tassid seal? Kappi. Kust said? No, siit samast prügikastide juurest. Väga kena kapp. Ega sa seda mulle ei taha anda? Ei, endal sellist tarvis. Aga sa, tule vaata, siin on mingisugune laud ja veel midagi, nii et... Päris kena laud. Igati stiilne, väga retro. Oi, see kangesti minule passib. Oot. Aga kuidas mina niimoodi siit prügikastide tagant midagi endale koju viin? Ei, see... Aga mina lihtsalt kujutan ette, et keegi pani selle lauakese siia ja prügikaste ei ole näha. Nii mina lihtsalt võtan, sest ei ole kellelgi seda tarvis. Ja nii võib küll. Nii. Ja võib küll. Oi, kui kena lauakene. Oi, minu lauakene. Minu lauakene kallis. Surmani sinu. Täitsa korralik tünn. Oot, ma kohe... No, siia saaks küll hapukapsaid sisse teha. See oleks iga hapukapsa sõbra unistus. Kuku, kes su tõi siia? Ma viin su endale, hakkan kapsid tegema. Nii, vaata. Nii, ja. Veel kõrgemale, vii täitsa tippu välja.
vii nii kõrgele, kui oksad vähegi kannavad. Ja ole ettevaatlik! Kuule, ma arvan, et Ilves oskab ettevaatlik olla küll. Ta on puude peal ronimisest väga osav. No, ma nii igaks juhuks ütlesin. Nii hea, et ta meile appi tuli. Kas kõrgemale enam ei saa? Ei saa. No pane siis sinna! Aga seo hästi kõvasti kinni, et alla ei kukuks. Väga kena! 5+! Väga hea, saimegi tiiviku täiesti latva välja viia. Ja kui tiivik liikuma hakkab, siis peakski varsti juhtmesse särts sisse tulema. Näe, ma panin sinna kontrolllambi. Kui see põlema hakkab, on meie mets elektrifitseeritud. Mis meil üllatus pidi olema, Varsti saate teada. Tähelepanu! Tasa. Tere õhtust! Tere. Kõik kohal? Väga hea! Täna on meie metsas taas üks tähtis päev. Võin rõõmuga teatada, et meie metsas on olemas tänasest elekter. Selle kõige juures on tähtis, et meie metsaelekter on täiesti loodussõbralik. Selle tegemiseks ei ole pööratud pahupidi ühtki käpatäit maad ja rasked masinad pole õhku täis tossutanud. Tuul on puhunud ja jääb alati puhuma seniks, kuni päike paistab ja vesi voolab. Nüüdsest hoolitseb tuul ka meie elektri eest. Minu kõne on sellega läbi. Jätkab superjänes, kellel pidi olema väike üllatus. Nagu prügihunt ütles, mina valmistasin meie kõigi jaoks ühe pisikese üllatuse. Nüüd põlevad meie kõige kõrgemal kuusel, pimedal ajal, pisikesed, lõbusad pirnikased. Kas sa teed nalja? Me oleme metsaloomad. Me armastame pimedust. Meie silmad näevad pimedas üli hästi. Me käime pimedas jahil, liigume ringi, ületame sõiduteid. Milleks meile valgus? Sellest pole mitte mingit kasu. Ega ma siis kogu metsa lampe täis ei pannud. Ainult selle kuuse otsa natukene pisikesed pirnikesed. Need on ju ilu pärast. See on meeleolu loomiseks. Me vajame arvuteid, vajame fööne, radiaatoreid, külmkappi, aga vajame ka kunsti. Elagu kunst! Elagu kunst! Elagu kunst! loodus meile annab kõike, vett ja õhku, metsamaad, tahad tükki sinist taevast, järve silma, looduselt sa selle saad. Kui sa liiga palju võtad, nii et järel tühi koht, ühel päeval veel ja õhu. Metsal maal on lihtsalt otsa saada oht.